Suur tänu teile ja reporterile, et ta lisas USA ülemaailmse hoiatuse. See on olukord, millega me tegeleme, mitte ainult jordaanlased või ameeriklased. See on ülemaailmne oht nende jõhkardite poolt, kes praegu Iraani valitsevad. Ja ilmselgelt on see tehtud meeleheitest. Nad lasevad neid rakette igas suunas, sihtides erinevaid sihtmärke. Nad ütlevad või väidavad tavaliselt, et sihivad suurt saatanat ja väikest saatanat, viidates Ameerikale ja Iisraelile. Mõni kuu tagasi üritasid nad levitada oma narratiivi, et Jordaania õhujõud tulistavad alla rakette, mis ründavad iisraellasi, kes omakorda ründavad inimesi Gazas. See osutus eksituseks ja valeväiteks. Sest nüüd on iraanlased selgelt, Iraani režiim sihib Jordaaniat, Kuveiti, Bahreini, eriti just neid, kui nad üritavad midagi teha. Mis puudutab kasvavat survet, siis nad arvavad, et nende riikide valitsused ja rahvas hakkavad survestama kas kohalikke valitsusasutusi või ameeriklasi. Ja see ei vii kuhugi, sest Trump vastab nüüd väga jõuliselt. Kõik selles piirkonnas, eelkõige Jordaania ja Pärsia lahe piirkond, näitavad üles enesekontrolli, kuid ütlevad, et see ei ole piiramatu. Selline kannatlikkus, nagu mitmed ametnikud on väljendanud, saab otsa. Ja keegi ei tea, kuidas see võib areneda. Võib-olla juba tundide jooksul pärast maailmameistrivõistlusi tähistavad kõik, kas Hispaania või Argentiina võitu. Võib-olla tähistavad iraanlased samuti oma režiimi langust. See režiim valitses 47 aastat terroriga ja on tõestanud end tõepoolest kurjuse teljana. Sest nüüd ei ole oht suunatud ainult sõjalistele sihtmärkidele, nagu nad väitsid. Nad sihivad tsiviilsihtmärke. Näiteks elektri- või veemagestusega seotud sihtmärke. Lubage mul küsida ka majanduse kohta, sest kui te sihite Eilatit ja Akabat, tähendab see, et te sihite majandust ja turismi. Õige. Lubage mul siin küsida. Jordaania on püüdnud vältida sõjas osalemist. Kas see neutraalsus on endiselt usutav või võimalik? Aitäh selle küsimuse eest, proua. Neutraalsus põhineb alati moraalsel seisukohal, moraalsel alusel. Sa ei saa olla olukorras neutraalne, kui on vaja oma riiki kaitsta. See ei ole valik. See on tõotus. Iga sõjaväelane, iga kodanik, ükskõik millises riigis maailmas kaitseb oma riiki. Olgu see Jordaania, Iisrael või ükskõik milline muu maailma osa. Ja iraanlased püüavad tsiviilisikuid hirmutada, rünnates selliseid sihtmärke, pehmeid sihtmärke. Ja nad arvavad, et need on pehmed sihtmärgid, aga tegelikult need ei ole pehmed, sest nagu Pete Hegseth, sõjaminister, mitte enam kaitseminister, vaid sõjaminister ütleb, siis see, mida nad tegid USA sõjaväelastega, kes teenisid Jordaanias, tugevdab Ameerika ja tema liitlaste otsustavust kaitsta seda piirkonda, kaitsta ameeriklasi, kaitsta Lähis-Ida riikide rahvast. Ja taas kaitsta vaba läbipääsu Hormuzi väinas. Hästi. Bashar Sharar, aitäh, et täna pärastlõunal meiega liitusite. Me hindame selle väga. Pole tänu väärt. Aitäh, et mind kutsusite. Aitäh. Ja nüüd, et sellest rohkem rääkida, on minuga stuudios Lähis-Ida vanemkorrespondent Ariel Oseron. Kuulsime sellest lühidalt ka meie külaliselt. Raketid, Jordaania, Kuveit ja Kuveidis sihiti konkreetselt elektri- ja magestusjaama. Ja 90% Kuveidi joogiveest tuleb nendest magestusjaamadest. Sellel võib olla tõsine mõju elanikkonnale. Miks peaks Iraan valima Kuveidi ja nende tsiviiltaristu, täpsemalt energiataristu ründamise? Ja miks nad valivad just Kuveidi sihtmärgiks? Kuveit on vaid üks sihtmärk. Nad ründavad tsiviiltaristut ka Jordaanias. Nad on seda varem teinud ka Araabia Ühendemiraatides, Kataris, Bahreinis, Saudi-Araabias. Nad teevad seda, sest nad on terrorirežiim. See ongi see, mida terroristid teevad. Nad ründavad tsiviiltaristut, et külvata hirmu tsiviilelanikkonna seas ja edendada oma enda poliitilist agendat. See ongi vastus küsimusele, miks nad seda teevad. Aga kui vaadata sügavamalt sõjalise strateegia seisukohast, siis neil on siin kaks peamist eesmärki. Üks eesmärk on rünnata neid riike seal, kus see kõige rohkem haiget teeb,
sihtides tsiviilelanikkonda ja tsiviiltaristut, et survestada neid riike omakorda survestama USA'd, lõpetama oma rünnakud Iraani vastu. Aga laiemalt soovivad nad ka seda, et USA väed lahkuksid piirkonnast. Ja rünnates neid riike tunnevad nad, et see julgustab neid USA kohalolekust vabanema, sest nende arvates on just USA kohalolek see, mis kutsub esile need rünnakud nende riikide vastu. Ja seega, kui USA kohalolekut ei ole, siis ei toimu ka rünnakuid. Aga me teame, et see lihtsalt ei vasta tõele, sest sihtmärgid, mida nad ründavad, ei ole ainult USA sõjalised sihtmärgid. Nad ründavad olulist tsiviiltaristut. Ja see tähendab, et nad tahavad neid riike sihtida, nad tahavad näidata, et nad on piirkondlik hegemoon, nad tahavad näidata, et nendega tuleb arvestada, eriti pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid ja Iisrael neid ründasid. See on ka põhjus, miks nüüd, kui neil on kontroll Hormusi väina üle, ei loogu nad sellest trumbist mitte mingil juhul. See on sõnum, mida nad edasi annavad. Ja nad käituvadki vastavalt. Nende jaoks on see Hormusi väina sõda ja selles sõjas on kõik sihtmärgid lubatud nii-öelda, sealhulgas tsiviilinfrastruktuuri ründamine riikides, kes pole seotud. See tõesti meenutab suurt kiusajat, kes läheb kooli õuel väiksemate kallale, sest seni on risk suhteliselt väike olnud. Vähemalt Iraani jaoks on seda lihtne teha, sest me ei eelda, et Kuveit läheks ja alustaks järsku täiemahulist rünnakut Iraani vastu. Ja kui see ka juhtuks, siis poleks sellel eriti palju võrdlusi. Nad on tõesti algsed kiusajad, aga kui sinu metafoori või jätkata, siis on selles mänguväljakul üks laps, kelle kallale nad ei lähe ja see on Iisrael. Ja see on sellepärast, et nad kardavad Iisraeli vastulööki. Nagu sa ütled, nad teavad, et selliste riikide nagu Kuveit ja Jordaania kallale minek, kellel on väikesed armeed ja piiratud sõjaline võimekus vastulöögiks, need on lihtsad sihtmärgid. Aga nad on seni hoidunud Iisraeli ründamisest, sest nad teavad, et see tooks neile kaasa tohutult kannatusi, kui kasutada väljendit, mida president Trump on varem kasutanud. Lõppkokkuvõttes püüavad nad kehtestada oma piirkondlikku üleolekut, näidata, et kui neid rünnatakse, ei jää nad enam passiivseks. On kahetsusväärne, et nende vastulöök on suunatud süütute tsiviilisikute ja tsiviilinfrastruktuuri vastu riikides, mis ei ole üldse nende vastu tegutsenud. Ja just seetõttu ei saavuta nad oma eesmärke. Selle asemel, et neid Pärsia lahe Araabia riike Ameerika Ühendriikidest kaugemale tõugata, lükkate te neid hoopis Ameerika Ühendriikidele lähemale.